Nii, jõudsime just Tartu linna piirist välja. On niisugune juulikuu algus on ilus tavaliselt ja ka täna. Siin aknal on mingid piisad, vihmapiisad, vihm meil hästi ei sobi, aga see on minevik. See on minevik, sest see piis püsib siin ju mõnda aega. Praegu ei saja. Ja loodame, et nii jätkub ka eelseisev öö. Me lähme uurima nahkhiiri, nagu on kombeks juba mitut setut aastat, ei oska isegi enam kokku lugeda, sest nahkhiirte loendused, öised loendused detektoriga, need algasid ju, mis aastal see oligi? See oli möödunud sajandil, see oli 1993, Tiit oskas öelda. 1992, ma võin täpsustada, sest mul on meeles, et Kuressaares ma olin 92. aastal juba detektoriga ja too detektor oli SPR 1200, kui kellelegi niisugune number ja nimi midagi ütleb. See on inglaste tehtud, oli heterodüündetektor, mis siis võimaldas kuulda nahkhiirte hääli ja väga tihti ka liiki määrata, aga mitte alati. Umbes pooled siis nahkhiirtest, kes mööda lendasid, sai sellega määrata ja see detektor ja mõnigi muu asi, salvesti, millega häält salvestada detektorist siis oma edaspidiseks uuringuks või kinnitamiseks, et see liik just oli see hääl. Need esimesed varustused, need me saime välismaalt kingitusena. Nimelt huvitav inimene, meesterahvas nimega Peeter H.C. Liina, eesti keeles nagu Lina, Tartus on Lina tänav muide, ja ükskord Peeter oli ka Tartus külas aastal 2001 maikuus ja õhtul siis kõndisime välja jalutama linna. Ta ei olnud ilmselt varem Eestis käinud, võib-olla ka pärast seda rohkem ei ole. Aga kuna ta oli, siis me tegime talle niisuguse väikse linna ekskursiooni. Läksime mööda Aleksandri tänavat, olime söönud Aleksandri pubis seal või see, mis seal on, need restoranikesed, mõnusad söögikohad ju Sõpruse silla lähedal, kui keegi teab Tartus Aleksandri tänavat kesklinnast 1 kilomeeter. Ja tulime õhtu pubist välja ja hakkame minema kesklinna siis Raekoja platsi poole ilusti, et vaatame seda linna, mis seal on. Peeter Liina oli kaasas. Ja siis Aleksandri tänav, mis siis juhtub? Siis me ületame Lina tänava. Näe, Peeter. Näed, sinu nime järgi on juba tänav pandud, et sa oled nii kuulus meil. Sellised lood. Aga muidugi, miks ma sellest Peeter Liinast hakkasin nüüd äkki rääkima? Asi läks huvitavaks. Tegelikult me läheme praegu Värska nahkhiirte loendust tegema detektoriga. Jaa, Peeter Liina jutt tuli sellepärast ette, et tema on ikka huvitav mees ja väga entusiastlik inimene ja tema üksipäini oma initsiatiivil asutas niisuguse organisatsiooni nagu nahkhiirte toetuse fond Ida-Euroopale. Bat Support Fund for Eastern Europe. Ja selle fondi eesmärk oli siis koguda raha Hollandist ja kust Peeter siis leidis, eks ju, kust ta neid toetajaid leidis, võib-olla Saksamaalt ja mitmes kohast kindlasti. Koguda raha ja saata siis nahkhiirte uurimiseks hädavajalikke töövahendeid Ida-Euroopasse, teadlastele. Just teadlastele, mitte mingisugusele asutusele või instituudi või ülikooli, mis tahes. Aga just konkreetsed teadlased, kes olid teada, kes tegelevad nahkhiirtega ja kes on huvitatud ja kellel on hädavajalik see varustus, kellel see puudub. Sest Ida-Euroopa maad ju lääne mõistes olid ju vaesed, Lääne-Euroopa ja Ameerika. Need on ju mitukümmend aastat arengu sees olnud kogu aeg Ida-Euroopa kõrval. Mitukümmend aastat. Ja kõik need uued tehnikad, need on ju sealt pärit. Kas Rootsist, Inglismaalt, Saksamaalt, kus tehakse nahkhiirte detektorid. Seal alustati neid ja seniaani tehakse. Aga mitte Ida-Euroopa maades, mitte kusagil, ma ei tea, et keegi teeks, kuigi on juba läinud nüüd aasta, eks ju, 2020 on meil
aastat 1992, mil esimest korda siis sain kasutada detektorit, sellest on möödunud ju juba ligi 30 aastat. Et võib-olla nüüd ka siin juba on inimesi, eks ole, kes teevad detektorit, seda me ei tea. Aga kogu see tehnika oli läänes ja ta on üsna kallis oli. Tema hind, kui siis ei olnud eurosid veel, igal riigil olid omad rahaühikud, kroonid või mis nüüd seal, tšervonetsid või inglise naelad või sterlingid, kõik. Ja siis ei olnud eurot. Ja sakslastel olid margad, aga need töövahendid olid küllalt kallid. Kui praegu USA dollarites või eurodes märkida, siis on tuhandeid, korralik aparaat on tuhandeid ikka. Ja see on Eesti inimese mõistes, see on üle pilvepiiri või kuidas see Paul Erik Rumma ütles, et pilv on madal ja hall nagu hiir. Midagi, et üle pilvepiiri, et Eesti inimese pension või palk või sissetulek, mis tal on, eks ole, tal ei jää sealt raha üle, et osta mingi 1000 või 2000 euro väärtuses töövahendeid. No sellesse huvitav asi olgi, et Peeter Liina taipas seda, et niisugune puudujääk on terves Ida-Euroopas, kõikides riikides, maades, mis siin olid Nõukogude Liit ja pärast siis Eesti Vabariik ja Leedu, kõik need riigid. Mitte kusagil ei olnud neid vahendeid ja teadlased olid vaesed, kas nad olid siis poole kohaga töötasid, palk nagu nii oli väike, aga kui poole kohaga, siis oli poole väiksem veel. Ja see on seniaani mitmelgi pool, ma tean, teadlased praegu Eestis ja ka mujal, Leedus, mujal, nemad ei tööta täiskoormusega, sest selliseid vahendeid ei ole, keegi ei maksa neile palka eksperdi täis tööaja eest, mitte kuidagi ei ole võimalik. See tähendab seda, et kui on asutus olemas, palka makstakse, inimene on seal palgal, siis natuke ta saab, ellu jääb ilmselt, aga nüüd töövahendid osta muidugi ei saa selle eest. No siis on veel projektid on, väga moodus asi oli 20 ja rohkem aasta tagasi hakkasid projektid kohe, 90ndate keskel projektikoolitused olid, mäletan ise käisin mitmel. Ja et projektid, et siis tehke projekte, taotlege, eks ju, näidake, kui tublid te olete, mida te tahate teha, ja taotlege, siis antaks teile raha. No ma olen ka taotlenud, ma ei tea, kui palju, 30 aasta jooksul kirjutanud projekti taotlesin praktiliselt iga päev, või tähendab iga aasta korduvalt tuleb neid teha erinevaid taotlusi ja see võtab väga palju aega, seda teavad kõik teadlased ja teised ja muusikud ja kirjanikud, kes tahas, kes on või põlluharijad, kes teavad, et projekti taotlusi kui teha, see on suur töö, sa võid töötada mitu nädalat, mitu kuud isegi projekti taotluse kallal ja viimistleda seda ja täpsustada ja uurida kuskilt veel mujalt, et kuidas sa ikka nii kirjutad, et siis need, kes otsustavad selle taotluse üle, et need jääksid rahule, sest see on ju põhiline. Ega muidu raha ei saa, sa võid igasuguseid põnevaid taotlusi teha, aga kui nemad aru ei saa, kes otsustavad, siis nad ei anna mingit raha sulle. See on elementaarne, Watson, eks ju, elementaarne. Et sa pead teadma täpselt otsustajate maitset ja see võib muutuda, iga aasta see võib muutuda see maitse, nii et põhimõtteliselt, kui sa tahad, et taotlused läheksid läbi, et see raha tuleks, mis sa taotled, siis see on peenike töö ja peenike Sherlock Holmesi või kelle tahes doktor Watson uuring, et teada siis, mis tingimustele, isegi mis kirjapilt, mis sõnu peab kasutama taotluses. No väga tähtis. Kui on nende otsustajate meelissõna sees, saad kohe punkte juurde. Kui ei ole, ei saa. No võt, nüüd oli pikk jutt siis sellest, kuidas me siis saime töövahendid tänu Peeter Liinale. Muidugi me ei maksnud nendest midagi, Peeter lihtsalt küsis, et kuulge poisid, mis teil on vaja, pange aga kirja, me saadame. Ja nad saatsid raamatut, nahkhiirte määrajad, Euroopa nahkhiirte liigid, kõik sees, suurepärased määrajad, saatsid nahkhiirte detektorid, saatsid püügivõrgud, mida meil ka ei ole. Kuskil välismaa tegi neid Jaapanis, isegi nimetati Jaapani võrkudeks, neid 40 aasta tagasi, Japanese Nets. Aga nüüd on Mistnet, siis uduvõrgud, tõlkida eesti keelde Mistnet on üldlevinud nimi. Peene
peene niidiga võrgud väikese silmaga siis, mis riputatakse üles ööseks, seal kus nahkhiir lendab ja nii saadakse nahkhiiri kätte, muidugi mitte alati, mitte kõiki liiki, aga mõnes uuringus ja mõnes kohas saab need hästi kätte, mõnda liiki saab hästi kätte, nii et see nahkhiirte võrgud on ka tähtis. Ja 80-ndatel siis, kui tulid need esimesed, kas oli 80-ndate lõpus, Peeter Liina saatis kõigepealt võrgud. Ja siis me mitu aastat püüdsime nende võrkudega nahkhiiri ja siis rõngastasime muidugi. Ja rändliigid, kui me suvel rõngastasime, need rõõmsalt leidsid oma tee Lääne-Euroopasse ja Peeter Liina isiklikult ühe pargi nahkhiire sai kätte, kus oli siis Eestis rõngastatud nahkhiir, pargi nahkhiir. Mina olin pannud talle rõnga, Matsalu linnurõnga, mis toona oli kasutusel. Ja Peeter Liina sai selle kätte nagu postisaadetus. Talle oli saadetud, nii et me siis Alatskivi lähedal rõngastasime ja limnoloogiajaamas mõnedes kolooniates ja lõpuks siis ühel talvel maja seinal Hollandis Peeter Liina sai kätte 1500 kilomeetrit vahemaa, isegi natuke rohkem. Nii et niisugused huvitavad andmed ja muidugi siis Peeter Liinal oli hea meel, et tema saadetistest oli abi. Kõigepealt tulid siis võrgud, siruvõrgud, mingi aastal 88 võib-olla. Ja aastal 91 lõpus siis tulid detektorid ja siis 92 juba nagu Tiiduga oli siin rääkisime, et millal algas detektorite ka nahkhiirte uuring Eestis, see oligi siis nii. Aga nüüd läheme siis Värskasse, 27 aastat on kehtinud juba nahkhiirte riiklik seire. Muide, nahkhiirte riiklik seire ja kogu eluslooduse riiklik seireprogramm Eestis algas aastal 1994. Ja nüüd see on kestnud igal aastal, olenemata majandusest või valitsusest või millest tahes. 27 aastat järjest on kestnud. See on niisugune omamoodi saavutus, sest mitte igal pool maailmas ega ka Euroopas ei ole nii kaua püsivalt kasutatud nahkhiirte uurimismeetodeid, niimoodi püsivalt samu meetodeid täpselt. Ja seire, nahkhiirte seire, see seletada nüüd tavalisele inimesele, mis asi see nahkhiirte seire on. See on nahkhiirte asurkondade jälgimine iga-aastaste loenduste kaudu ja eesmärk on teada saada siis nahkhiirte olukorra muutus. Ja meil on Eestis 14 liiki nahkhiiri vähemalt ja seires me saame andmeid vähemalt 12 liigi kohta. Nii et peaaegu kõikide nahkhiire liikide kohta Eestis saame teada igal aastal andmeid, kuidas neil läheb, kui palju neid on, kas mõnda liiki jääb vähemaks või läheb rohkemaks ja need seire loenduse tulemused, need näitavad seda päris täpselt ja eriti täpselt just loenduskohtadest, sest metoodika on väga täpne, välja töötatud meil just aastal 92, veel punktloenduse osa hiljem täpsustasime, nii et metoodika on väga täpne, väga lihtne, nii et iga huviline, kes natukene suudab liikuda ja ütleme, on kirjaoskaja ja nii edasi ja ka kuulmine on ja nägemine nii-öelda vähemalt keskpärasel tasemel. Kõik need inimesed suudavad seda seiretööd teha, suudavad loendada nahkhiiri, kui neil on detektor kasutada. Ja täna me läheme Värska, see on 1/12 nahkhiirte seirejaamast Eestis, kus toimub nahkhiirtöine loendus poegimiskolooniate perioodil. Nii et pange tähele, see metoodika on ülitäpne ja seetõttu ta annab ka väga häid tulemusi, väga vastavaid, adekvaatseid, mis tõepoolest näitavad asurkonna seisu, iga liigi asurkonna seisu. Sest metoodika on väga täpne, aga lisaks on väga täpne ka loenduse aeg. See on poegimiskolooniate aeg, kõige valgemad ööd, kui poegimiskolooniad on kohal. Pojad sünnivad, on sündimas, aga veel ei lenda. See on juuni lõpp, ütleme juuni viimane nädal ja juuli esimene nädal. See on see aeg ja pärast seda hakkavad pojad lendama, siis olukord muutub, sest ju koos poegadega lendavad vanadeks, siis on lendajaid rohkem ja loendusandmetest tuleb kohe erinevus sisse. Just, et saada alati igal aastal samaväärseid andmeid, siis on enne poegade lennuvõimestumist peab see loendus olema. Ja selle nimi on seireloendus.
nahkhiiri võib loendada detektoritega ka mujal ja mitte ainult seire ajal, mitte sellel lühikeste valgete ööde ajal, aga võib loendada, ja on ka tehtud seda aasta ringi. Kui nad kuskil lendavad, on võimalik loendada, aga see ei ole siis enam seireloendus. Nii et ma ütleks, et 3 sammast on siin. Võib-olla ka 4, aga mulle meeldib ikka tuua alati välja 3 sammast, 5, mitu sõrme on inimese käel. 1, 2, 3, 4, 5, 5 on niisugune hea number, aga mulle meeldib 3 välja tuua. Et selles mõttes, et paralleel taburetiga ma alati räägin, taburet, eks ole, mis puutub see taburet, aga ma räägin paralleel taburetiga. Taburetil on 3 jalga, eks ole. Ja ainult sel juhul ta ei kõigu, on ju. Paned ta maha ja ta püsib seal. Kui on 4 jalga, 5, siis hakkab kõikuma, eks ole. Et sellepärast ma ütlen 3 sammast, üks olulist alust. Ja siin seire metoodikas ma tahan ka need 3 tabureti jalga välja tuua kohe. Üks on metoodika, et see on täpne metoodika, täpne ja lihtne, kirjeldatud. Nii et igaüks saab aru ja lihtsalt ka teostatav, et see ei ole nüüd liiga raske, eks ole. Metoodika. Metoodika juurde käivad ka seirejaamad, ka kohtade valik, kus loendust teha. See peab olema ka lihtne ja selge, et alati on teada ükskõik, kes läheb loendusrajale, et ta suudab seda teha, mida tema eelkäijad on teinud. Ainult siis see on seire, ainult siis. Kui iga tegija aastat või aastakümned hiljem samas kohas teeb täpselt sama asja, sama aparaadiga, kõik need kordab, siis on loendused, tulemused võrreldavad ainult siis. Muidu see ei olegi enam seire. Nii et üks asi on metoodika koos siis kohtade ja kõik see on tehtud lihtsaks hästi. Aga samal ajal väga hästi tulevad andmed. Kohad on nii valitud, kus nahkhiired lendavad, kus neid on. Nii. Teine asi on siis see kuupäeva või see fenofaas, ma olen nimetanud. Fenofaas, see on nahkhiirtes huvises elus, võib eristada fenofaase, need on ajalõigud, nagu ka taimedel on fenofaasid, eks ole, teada ammu. Need on ajalõigud suvises eluperioodis, millal nahkhiired teevad mingit asja ja see fenofaas kestab umbes 2 nädalat. Üks on siis poegimiskolooniate algus, kus pojad hakkavad sündima, see on üks fenofaas, eks. Siis teine on, kui pojad kasvavad 2 nädalat, eks. Ja siis 4 nädalat pojad pärast sündimist, 4 nädalat hakkavad lendama, see on kindlasti juba uus fenofaas. Ja nii edasi. Ja veel 2 nädalat, kui pojad on lennanud, siis põhimõtteliselt kolooniad juba hakkavad lagunema, nii et need fenofaasid niimoodi üksteise järel loogiliselt tulevad, lihtsalt see ongi, ja see on see teine tabureti jalg seires, et õiges fenofaasis tuleb teha. Muidu ei ole jälle võrrelda midagi, aga siis on. Ja 3. tabureti jalg, mis te arvate, mis see on? Tiit, sa oled siin istunud vaikselt kõrvas kuulanud. Mis on 3. tabureti jalg seire metoodika juures? Et seire oleks alati hästi tehtud, õigesti tehtud, et andmed oleks võrreldavad. Mis sa pakud? Ma ei tohi eksida. Ei tohi? Ei tohi. Aga eksimine on inimlik. Kas sa ei ole inimene? Ei, mina ei tohi eksida. Muidu sa viskad mu autost välja. Ei, mis ega siis me oleme ikka siin sõbralikult koos ju autos muuseas. Sõbrad, autos ei tohi inimesed kakelda põhimõtteliselt. Peavad olema sõbralikud, isegi kui midagi on mingisugune, midagi ei meeldi, ükskõik mis asi, kas ma ei oska isegi öelda. Mis tahes asi võib ju mitte meeldi, aga sõbrad, kui te olete autos koos, siis ärge hakake kaklema, et siis olge sõbrad seal, sest juba see liiklus on selline, ja autojuhti ei tohi ka segada. Nii et, mis see 3. tabureti jalg on, eks ma pean siis ära ütlema, Tiit, tagasihoidlik õpilane Tiit meil, aga hea, et ta kuulab, ma loodan, et ta kuulab. Aga ta peab kuulama, ega ta tukkuma ei jäänud ju autoroolist, ta ei saa nagu nii tukkuma jääda, nii et ta peab parantamatult kuulama seda juttu. Esimene tabureti jalg, mäletate? Metoodika. Koos aparaadid, täpselt kõik aparaadid, kõik mõõdetud täpselt välja, kõik mis on teada, mis teha. Metoodika koos asukohaga, jälle täpselt mõõdetud välja, kuidas loendada kõik, mis teha, mis kellaajad, kõik. Nii, teine tabureti jalg, õige fenofaas, õigel ajal minna, aasta tsüklis. Ja 3. tabureti jalg,
mis see on? See on väga lihtne, sõbrad. Sõbrad, see on väga lihtne. See on 3 tähte. I, L ja M. See on ilm. Ilmastik, ilm. Momendi ilm. Kui ilm sobib nahkhiirte lennuks, ainult siis saab teha seiret. Tähendab, kui te teete vale ilmaga, siis see ei ole seire. Te võite teha mida tahes, eks ju. Igasuguse ilmaga. Aga seire ilm on ülitähtis. Kui tuul on liiga tugev või sajab vihma või on liiga külm nahkhiirte lennuks. Nahkhiir ei ole rumal, sõbrad. Nahkhiired ja üldse hiired ja üldse loomariik. Igaüks, kui nad on vastu pidanud siin miljoneid aastaid, eks ju, nagu Darwin ütleb evolutsioonis, miljoneid aastaid on loomaliigid siin arenenud ja elanud. Kui nad on vastu pidanud, eks ju, liigina, siis nad ei ole rumalad. Ja nad ei ole rumalad, nad ei lähe lendama ega toituma välja putukatest, nad on ju putuktoidulised, kõik meie nahkhiired. Nad ei lähe välja toituma, kui toit ei ole väljas, kui ilm on halb, kui on mingi torm või vihm või pärast vihma isegi, kui vihma ei saja, aga kõik puud tilguvad, putukas ei taha lennata märjaga, no siis nahkhiir ei lähe välja, no või kui läheb mõni üksik, no võib ikka üksikud on ju loomariigis, iga liigi puhul on üksikuid, ka inimeste puhul, muide, ka inimeste puhul on üksikuid, kes lähevad kuhugi, kes keegi ei lähe näiteks kuu peal, ega enamik inimkonnast ei ole kuu peal käinud. Aga mõned lähevad, eks ju. Või siis kuskile mere peale või avastama põhjapoolust, lõunapoolust, seal Amundsen ja niisugused kujud omal ajal tegid, eks ju. Ega sellised on üksikud. Üksikud võivad minna igale poole, aga kõik inimesed ei lähe lõunapoolusele. Enamik inimesi ei lähe ja nii edasi, nii et üksikud lähevad. Aga miks ma nüüd hakkasin üksikutest rääkida? Tiit, kuule, saad minu mõttelõnga nagu tagasi viia, ma hakkasin Amundsenist. 3 jalga on. 3 jalga on, jah, see on seiremetoodikal, 3 jalga. Siis oli. Ilma juures läksin Amundseni juurde. Ilm oli see viimane. Aga miks ma Amundsenist hakkasin rääkida? Sest et mõned üksikud nahkhiired ikka lähevad halva. Täpselt. Vaat, see nii oli õige, jah. Et mõned üksikud ikka lendavad. No erinevad põhjused, muide. Ma võin isegi nimetada mõned põhjused, kui te ei ole tukkuma jäänud veel, kui teil kõrv lahti on. Meie muidugi siin tukkuma ei ole jäänud. See on selge, meil on alles päeva algus. Ööloomade uurija päeva algus on millal, teate? Siis, kui päike loojub, sõbrad, nii on. 2 tundi enne seire. Meil on päeva algus alles, tere hommikust. Nii et kuidas see lugu siis oli? Et mõned nahkhiired võivad minna ilma igasuguse ilma pakasega, võivad minna lendama. Aga see ei ole seire, saate aru, sõbrad. Kui enamik nahkhiire ei lähe välja oma varjepaigast, päevasest või talvisest, kõik varjepaigast, ei lähe välja lendama, siis detektoriga ei saa neid registreerida, sest need ei ole seal, saate aru. Ja see ei ole seire. Seire on ainult siis, kui täpselt määratud tingimused, sealhulgas ilmatingimused, tabureti 3. all, ilm, sealhulgas ilmatingimused on teada. Ja on teada, et hea ilmaga nahkhiired lendavad välja ja kõik toituvad, sest muidu nad jääks nälga. Nad ei saa välja lendamata jätta, kui on hea ilm, sest halva ilmaga nad nälgivad natuke, eks ole, kui juhtub halb ilm olema. No 1 või 2 ööd võib olla vihmane. Aga pärast seda, sõbrad, nahkhiired lähevad igal juhul välja, kui on ilus ilm. Ja sellepärast ei ole kuupäeva tähtsus, ei ole nii tähtis. Isegi kellaaeg ei ole nii tähtis seda seiret, alustad minut 2 varem, eks ju, või 10-20 minutit hiljem varem. See ei ole isegi nii tähtis, aga tähtis on, et õigel ajal ilma mõttes. Kui nahkhiired on kõik väljas rõõmsalt toitu. No võt, selline siis oli metoodika jutt, aga nüüd ma olen rääkinud siin 24 minutit olen rääkinud. Mul on hea väike Sony kaamera. Väike Sony kaamera on, ma võin ka kaamera nime öelda. Sony firma, Jaapani nahkhiire kaamerate firma, eks ole. See on väga kuulus, eks, võib-olla maailma kõige kuulsam. Aga minule tema kaamerad väga hästi meeldivad. Ja siin on mitu põhjust. Üks on see, et kuna ma olen, eks ole, ööloomade uurija, nahkhiir kui ööloom, ma nüüd uurin,
siis ma tahan teha pilte õues ka hämaras, ka öösel mõnikord ja Sony kaamerad on reeglina väga hästi ka öösel pildistavad ja ka filmivad, uuemad kaamerad ka filmivad. Ma võin filmida nahkilt lendamas, detektorist kuulen häält ja film tuleb ju helifilm väiksest kaamerast, ta salvestab nii pildi kui ka hääle ja ka fotod, kõik ma saan teha ja Sony kaamera mulle meeldib. Nad on ka kerged, väiksed, kompaktsed ja nüüd mida aeg edasi, seda paremat. 2007 aasta ma sain omale esimese digikaamera, see oli ka Sony mingisugune, ma ei oskagi öelda, mis oli, mingi HX100 või see mudel võis olla, aga sellest on juba aega mööda, nüüd on 13 aastat hiljem, 2020 ja siis eelmine aasta ma ostsin 2019. Selle mudeli nimi on HX, ma ei oskagi nüüd öelda, mis see on, kas HX 90 või, see on see väikse sensoriga. RX-id on suure sensoriga, väga vinge pildiga, mul on ka see olemas. Sony RX, ta on üle 400 grammi, üsna raske kätte võtka, ta on pisike telliskivi RX, aga tal on suur sensor, tal on vinged pildid, no kõigid need suurte profi pildid ja kordades paremad pildid, kui eales filmikaamera suutis teha. RX 100, aga praegu mul on see HX, see on väikse sensoriga, väike sensor, pisike, nii et, aga lähedalt ta teeb, nagu ma ei ole ju kaugel, eks ole. Nii et maastikupilte ta teeb ja ka loomapilte võib teha, kui on lähedalt ja temal on super zoom muide. Nii et ma võin kohe näidata, et kui ma panen super zoomi, näete, suurendab üles meie ees siin, väga suureks, eks ju. Näete, maja siin ei ole nähagi, nii suur on. Ja nüüd ma panen tagasi väiksemaks, näete. Nii et super zoom on mul jah siin. Et Sony kaamera on selline huvitav asi, jah, mis nad on läinud järjest paremaks ja nad ei ole enam sugugi kallid. Ütleme, see kaamera, mis mul käes on, see maksab võib-olla 250 eurot. See ei ole palju suurepärase superkaamera kohta, super zoomiga. Muidugi mälu on siin võimsalt 64 gigabaiti kaart, ma võin mitu nädalat järjest filmida või pildistada. Ja välklamp on tal ja kõik on olemas ja ise automaatselt teravustab ja teeb kõiki asju. Et ma olen palju sellega pilte teinud. HX 90 peaks olema see, jah. Vaat selline lugu, sõbrad. See on siis film, mis nüüd 28 minutit on jooksnud ja ma pean lõpetama, sest kui te teate juhtumisi, siis fotokaameratel seaduse järgi ei ole lubatud üle 30 minuti korraga filmi. See on ainult filmikaameratel lubatud. No ma olen välja uurinud üks peensuse. Ja sellepärast kõik need Sony kaamerad, eks ju, kui on filmi hakkad tegema, siis mõni sekund enne 30 minuti täitumist automaatselt filmi lülitab välja, sest ei ole lubatud. Aga 30 minutit on ju ka tore pikk film. Aitäh, sõbrad, et ära kuulasite. Ei ole midagi, kui mõni teist ei magama, aga meie siin jätkame oma õhtust vastu öödra nagu Värska poole. Tšau!